see on õnn ja õnnetus siin Vasalemma rallikrossi raja kõrval elada. Et tegelikult on ju vahel täitsa tore, kui no mulle vähemalt meeldib, lapsest saati olnud siin kõrval. Et see on olnud äge selles mõttes, et kui on ralliautot käinud sõitmas, sellest on ka natukene niuke fänn saanud. Et no täna jälle keegi siin natukene testis ja ilmselt peale seda koroona asja hakkab ilmselt ka ralli maailmas midagi edasi liikuma. Et ma kuulsin kohe hommikul, kui ärkasin, et midagi seal toimub, et siis juba nagu poisikese põlves panin jooksuga raja äärde. Et proovisin lihtsalt filmida seda autot natuke, kui ta liigub, et nagu hea käeharjutus. Päris kõvat nagu tolmu saab üles ikka praegu. Et minul ei ole ühtegi paha sõna öelda selle kohta, et ma ainult kiidan takka. Ma saan aru, et ilmselt see väga ilus ei ole siinsete ujujate suhtes, aga noh, mis teha. Elu ei olegi ilus vahe tihtipeale. Nii et aga no väga palju õnneks siin ei olnud, et hommik ka, et väga palju inimesi karjääri ääres ei olnud ja esmaspäev ka, et siis oleks nädalavahetus siin, siis oleks nagu hullult palju inimesi ja noh, suurem osa inimesi oli seal asfaldi poole peal, siis need ei saanud tolmuseks. Mina ainult filmisin siin ääre peal. Vot nii, siuke tore hommik olnud täna. Täna on esmaspäev ja Kati tuli juba töölt täna. Ja tõi mulle, ma ärkasin sellega, kui tegelikult ma ärkasin juba hommiku vara. Ma ärkasin selle peale, et mul tuli meelde, et autol sai kindlustus läbi ja Kati läks hommiku sellega tööle. Ma ärkasin ja tegin talle kindlustust. Ma arvan, et kui ta maantee peale jõudis, siis oli juba tal kindlustus olemas. Vot Kati tõi bensiini ja nüüd saab jälle muru niita edasi. Davai, tšau praegu. Lähme niidame muru. Kati läks jälle ilma joogita jooksma. Ma lähen otsin teda. See hullult palav on, see praegu ei ole hea mõte üldse. Tal on 9 kilomeetrit vaja joosta ja ilma joogita. No ma lähen vaatan. Ma lähen otsin, mul võtsin rahakoti. Lähen poest läbi, ostan juua talle ja sviin. Jep. Palju kilomeetreid on joostud? Pool on joostud peaaegu. Kus sa nüüd siit lähed siis? Enam-vähem tuldud teed tagasi. Mööda terviserada tegin väikse tiiru. Ja siis sealt... Kus ma tulin üldse? Estakadi pealt. Ja. Ahah. Ma tulin su järgi. Jah. Või janu oli. Ma arvangi, et on. Nüüd on väike tuuleke. Palav. Läheme edasi. Tahad teist ka? Tahad teist ka? Tegin 2 varianti. No, vot. Nüüd tulin koju tagasi. Kati oli täitsa jooginälgas. Tegelikult vist väga ei olnud, aga noh, vähemalt ma andsin endast parima. Niidame edasi.
siin on ka muru niidetud. Tulin ka jooksma. Kati käis hommikupoole jooksmas või noh, lõunapaiku. Mina tulin siis, nüüd mõtlesin, et olen kaval. Tulen õhtul, et vahet ei ole väga vist. ikka on palav, soe on ikka. Siia on mingi auto sõitnud sisse. Siin kõrval on üks maantee. Siia võssa on sõitnud mingi auto. Siis teiselt poolt vaatasin, et see on mingi autojäljed tulevad ja pandud siia sisse. Ma olen muideks Vasalemma kooli staadionil. Siin vist mängitakse jalgpalli. No minagi olen siin kunagi käinud jalgpalli mängimas. Ja siin on siuke see kruusarada. See on üsna rohtu kasvanud. Võt, ma jooksen, mul on praegu juba ma arvan, ma olen mingi 50 minutit jooksnud. Et kuulan mingit saadet ja jooksen hästi rahulikult. Jooksin 10 millegagi kilomeetrit. Päris hea. Kohe ütlen mulle. 10,31. 7.08 tempoga. Keskmise tempoga. Okei. Enam vähem. Pole ammu jooksnud nii palju. Päris hea. Põlm natuke hakkas valutama risk. Ikkagi 100 kilo edasi vedada on ja peab dieeti pidama. Peab dieeti hakkama pidama. Kati on ka vahepeal koju tulnud. Kas teda näha ka on kuskil? Ei ole. Vot nii. Aga tänaseks on kõik.